Tere, head kuulajad ja vaatajad, mina olen ikka Birgit ja te olete jälle lülitanud ennast lapsevanema kooli lainele. On hea meel, et olete siin. Tänase osa oleme pühendanud sulle, head beebide vanemad või tulevased vanemad. Eestisse on esmakordselt jõudnud rahvusvaheline vanemlusprogramm Triple B Baby, mis annab värsketele vanematele praktilisi teadmisi, kuidas hakkama saada uues eluetapis beebiga, iseenda ja paarisuhtega. Räägime ka laiemalt sellest, kuidas mõista oma beebit paremini ja teda seeläbi paremini toetada nutmise, une või mis iganes muuga. Peatume ka teemal, kuidas lapse kasvatamine on tänapäeval muutunud tohutus informatsiooni ajastul, mida teha tundega, et kas ma vanemana ikka teen piisavalt hästi ja veel ootustest versus reaalsustest. Teemat olen kutsunud avama ämmaemanda, imetamisnõustaja 2 lapse ema Kärt Maalinna ning 3 lapse ema Kelly Altoja. Aga esmalt, kui me hüppame nendega rääkima, mul on väike eriline külaline siia enne, et anname ka ülevaate siis Triple B Baby programmist, mida avab siis Triple B Baby projektijuht ja Väikepäike koolituskeskuse juht Mari Kummer. Tere, Mari! Tere! Kuidas läheb? Väga hästi. Oled elev, et siin olla? Jaa, väga. Aga räägis mulle lähemalt, et mida kujutab endast see Triple B Baby? Triple B Baby on selline tõenduspõhine 30 riigis rakendatav programm, mis siis on mõeldud aitama beebi ootel ja siis kuni 1-aastaste laste vanemaid. Et selle kohta on tehtud meeletult teadusuuringuid ja nende kodulehel on öeldud, et Triple B üleüldiselt on aidanud 4 miljonit last üle maailma. Et seal on lisaks beebiprogrammile on veel erinevaid programme, näiteks kuidas teismelisega hakkama saada erinevate vanuseastmetele, et nad on hästi-hästi suurelt ette võtnud ja Eestisse nüüd tuleb siis Triple B Baby. Ja see on pilootprojekt? See hetkel on pilootprojekt, jah. Kuidas see programm erineb teistest tavalistest beebikoolide loengutest? Seal on hästi suurt rõhku pannakse lisaks igapäevastele sellistele, kuidas beebit mähkida, võib-olla kuidas imetada, mis põhiliselt beebikoolides sulle räägitakse, siis Triple B's pannakse hästi palju rõhku sellele, kuidas mõista oma beebi vajadusi, kuidas saada aru, mille pärast ta nutab, kui palju nutta on okei, kuidas saada talle unerütm, kõik mingisugused rutiinid, midagi ma tahtsin veel öelda, et kuidas mõista neid beebi vajadusi, seda emotsionaalset poolt beebil, kuidas ise hakkama saada selles olukorras, kõik on hästi uus ja nii palju muutusi, kuidas enda paarisuhet hoida, et seal nagu keskendutakse muudele asjadele lisaks siis sellele, kuidas naba könti hooldada või lapsel mähkmeid vahetada. Aga räägi ka mulle, et miks on just see vanemate harimine nii oluline? Nagu sa ise ka ütlesid, siis infotulv on meeletu, sotsiaalmeedias sa saad väga palju nõuandeid erinevate teemade, näiteks lapse une kohta, sa saad seinast seina, leiad igasugust informatsiooni ja seda, mida sealt uskuda, on väga keeruline nagu välja selekteerida. Et inimesed jagavad infot, mis ei pruugi olla tõenduspõhine, mis ei pruugi olla selline, mis iga lapse puhul on rakendatav ja nii võid teha isegi kahju oma lapsele, et hästi keeruline on selles infotulvas hakkama saada ja Triple B siis toobki meieni just need valikud, kuidas siis tõenduspõhiselt ja nagu hästi oma lapse eest hoolitseda. Sa oled ise ju töötanud lasteaias 15 aastat pedagoogina, et mida sa siis oled täheldanud vanemate puhul? Ma olen täheldanud ja väikeses ka lastehoidude inimestega rääkides vanemad nagu on hädas ja kuna sellist beebi vanematele suunatud tuge või vanemlusprogrammi ei ole ennem Eestis olnud, siis meil on nagu olnud selliseid hetki, kus me mõtleme, et tegelikult oleks seda väga vaja just, kuidas beebi eaga hakkama saada, et kui laps tuleb hoidu, siis on temaga juba kõik hästi ja kõik vanem tunneb ennast kindlalt ja kõik on nagu parem. Mis seisus praegu pilootprojekt on Triple B Baby? Meil läheb väga hästi, vanemad on väga huvitatud, meil piloodi raames koolitati välja 20 koolitajat, kes siis üle Eesti hetkel viivad läbi vanemagruppe. Pooled grupid on juba alustanud, pooled alustavad siin kuni aprilli alguseni ja kõik grupid on ääreni täis.
ja lisaks siis on sellel selline veebimoodul, mida vanemad saavad läbida endale sobivas tempos oma kodus lihtsalt arvuti taga, et sinna on meil hetkel registreerunud 232 vanemat, mis on väga palju üle pilootprojekti ootuse, sest meil oli alguses mõeldud see 150 vanemale ja nüüd on nii palju, ja ka kontaktkoolituste grupid on meil tegelikult väga-väga täis, et seal oli 80–100 piloodi ootus ja meil on juba 116 inimest eilse seisuga. Ja kokku ju 350 vanemat veebi ja kontaktis. Ja peab ka ära mainima, et see on koostöös Sotsiaalkindlustusametiga. Jah, absoluutselt kindlasti, et nemad selle on maale toonud, leidnud üles sellise toreda asja ja siis meie oleme lihtsalt neil abiks seda rakendamas. Väga äge, aitäh selle väikse sissejuhatuse eest ja tegelikult nii Kärt Maalin kui ka Kelly Altoja, kes tulevad, et Kärt on siis Triple-B üks koolitajatest ja Kelly on ka siis just vanemana osaleb Triple-B koolitusel, nii et nendega räägime siis nüüd edasi. Aitäh, Mari! Nii, tervitan siis teid Kärt Maalin. Tere! Ja Kelly Altoja. Rääkige siis, kuidas te toimetate igapäevaselt praegu? Kuidas näeb te igapäevaelu välja, Kelly? Okay, alustan. No igapäevaelu. Kuna mul on 3 last, 9-aastane, 7-aastane ja siis peagi 9-6-ks saab beebi, siis päris palju logistikat on iga päev, et kõigepealt hommikul siis abikaasa peal on siis kooli lasteaeda viimine ja siis mina siis toimetan beebiga ja päevad tegelikult ongi ikkagi väga tegusad ja ikkagi sõltuvad, kuidas beebil tuju on, kõik tema uneajad ja mingid arenguhüpped ja siis püüan tema kõrvalt ka siis enda magistritööd teha, et ma õpin praegu siis psühholoogiat magistriõppes. Et päevad on üsna täis. Mööduvad väga kiirelt, ma saan aru. Kärt? Minul on 2 last. Üks on siis 5 ja teine on siis 6-kuune. Nendega toimetan ka koduselt, et nad on mõlemad kodus mulle, et suurem ei otsustas, et tema ei taha lasteaeda minna, et tema tahab koos vennaga kodus olla. Ja erialaselt olen ma ämmaemand imetamisnõustaja ja koolitaja, ehk siis natukene teen ka niisuguseid väikeseid pere siis koolitusi ja võtan endale koolitusi, et täiendada, et niimoodi, et natuke hoiad nagu ennast tegevuses ikka ka selle beebi kõrvalt teisi asju, niudes juuad. No sinul on 2 last ja sul on 3 last, et kui te vaatate tagasi oma esimese lapse saamisele, et ma ei tea, kui palju te valmistusite ette emaduseks? Jaa, alusta. Esimene laps sündis ju tegelikult mul väga noorelt, kui me mõtleme, mis ajal praegu lapsed sünnivad, esimesed lapsed, et 20-selt sündis mul esimene tütar. Ja too aeg ma mäletan, et me käisime beebikoolis ja ega mingit suurt ettevalmistust rohkem ei olnudki, et me kuidagi, mina ega abikaasa ei olnud nagu väikeste beebidega lastega üldse nii palju kokku puutunud, et väiksemaid nagu selliseid õdesid vendi ei olnud, kelle eest oleksime pidanud hoolitsema. Et lihtsalt nagu kuidagi läksime nagu vooluga kaasa, ma ei mäleta, et ma oleks hullult lugenud või et see tuli kuidagi nii, et ei olnud eriti ette valmistanud ausalt öeldes. Aga Kärt, sina töötasid kindlasti varem ka ämmaemandana? Jaa, ma ütleksin, et ma olen terve elu ette valmistanud selleks, et emmaks saada. Aga kas see päriselt nii läks, et ma olen tegelikult kõige vanem laps, et mul on 2 õde ja 2 venda, ehk siis nende kasvamist ma olen näinud ja õdede lapsi, ka nemad said enne mind siis lapsed ja ma ütleks, et terve see ämmaemanda õpe tegelikult, see 4,5 aastat, see on ikka suur ettevalmistus nagu see nende beebidega ja tegelikult ka naistega suhtluse osas ja kuidas kogu süsteemid meil töötavad, eks ju. Ja siis õnneks mul õnnestus ka töötada enne seda, kui ma oma lapsed sain, et suur ettevalmistus, ma ütleks. Aga päris elu natuke teistmoodi ikka. Iga laps erinev selles mõttes. Muidugi. Aga sina oled nii palju ju tegelikult emadega kokku puutunud, mis on siis sinu kogemus, et mis on need hirmud, mida kõige rohkem vanemad nagu kardavad lapse saamisel?
ma arvan, et need hirmud on erinevad, osad on nagu see raseduse aeg ühed hirmud, siis kui see beebi on kohal, on teised ja kui ta kasvab, on ka teised. Aga ma arvaksin, et võib-olla, et see, kui on esimene beebi, siis on ikkagi, et kas ma teen kõike õigesti, on ju, et kas, kui ma nüüd midagi teistmoodi teen, kui mind õpetati, et kas siis on nüüd kohe halvasti, eks ju, selle lapsega, et sihuke enesekindluse katsetamine ja arusaamine, et kuidas ma lapsevanemana hakkama saan, on see esimese lapsega kindlasti see esimene aasta kõige suurem sihuke proovikivi, ma arvaks. Mis sina arvad? Ja nõustun jah, et tõesti, et ma ise ka mäletan seda, et kuidagi need ootused olid, et tuleb see nunnu beebikene, siis me kasvame pereks koos ja siis on need väiksed riided ja et natuke ikka on magamatust ja kõike, aga jah, ma ei olnud nagu üldse valmis selleks, et mis päriselt tuleb. Mul on ka nagu võite ümber lükata, et võib-olla kui sa nagu nooremana lapse saad, võib-olla sa nagu natuke julgem või kuidagi nagu võib-olla ei mõtle nii palju. Mis te arvate? Nagu kõikidele muudele hirmudele, ebakindlustele, mida rohkem sa nagu elus oled, seda rohkem sa nagu hakkad kartma. Ja kui ma nagu võrdlen seda, kui mul sündis esimene laps ja siis kolmas laps, siis ikkagi väga palju jah on teistmoodi, et juba enda teadlikkus on teine. Näiteks hiljuti leidsin mingi video, kus me tähistame siis esimese lapse mingit minisünnipäeva ja ma annan talle torti maitsmiseks sinna, et nagu sellised asjad, mis praegu tekitavad seda, et kas peaks andma torti? Praegu ma ei teeks nagu sellist asja, aga too hetk see tundus äge ja nunnu ja ma ei mõelnud nagu selle peale. Et sellist asja on ikka jah, et võib-olla see mõnes mõttes siis oli nagu lihtsam ka, et võib-olla ei pobistanud nii palju. Ja jõudu vist on ka rohkem, eks kui sa noorena saad selle lapse, et siis see magamatus ei mõjuta nii kõvasti. No mina sain esimese lapse, kui ta oli, kui ma olin 28, eks ju, ja teine nüüd 34 siis, eks ju. Et praegu veel on jõudu. Aga ma mõtlen, et vaata meil ka see esimese lapse sünnitusiga järjest tõuseb, et see 20 saada on tegelikult päris noor sünnitaja, ütleks praegu. Jah, et see mõjutab kindlasti ka seda hakkama saamist. Aga samas mulle tundub, et nagu need vanemad, nad on ka natukene nagu teadlikumad, et nad uurivadki, mõtlevad, analüüsivad, planeerivad ka rohkem selle lapse saamist ja seda kodu ja kõike selles osas. Aga kas liigne teadlikkus võib ka oht olla? No seal võib olla jälle see ootuste koht, eks ju, et sa mõtled, et läheb täpselt nii nagu raamatus, aga tegelikult iga laps on erinev ja see päris raamatu järgi ei saa me neid kahjuks kasvatada ja iga pere on erinev, nagu minu pere on ühtemoodi, sinu pere on ühtemoodi, kõik pered on erinevad nagu selles osas, mingid põhimõtted, mida nad jälgivad ja nii. Aga Kelly, kas sul olid ka nagu mingid, sa rääkisid natuke ootustest, kas sul olid ka mingid ootused versus see reaalsus lõpuks lastega elu? Ja võib-olla ma ei oodanud, et elu nii palju ikkagi muutub. Et ma mõtlesin, et ma kuidagi nagu tuleb see beebi ja... Jah, et kuidagi saab nagu edasi, aga tõesti muutus nii palju, et juba see näiteks sõpruskond, et järsku nagu kadusid kõik ära, et kuigi enne oli jutt, et kohtume teeme ja siis järsku on nagu mingi vaikus, ja mehega muidugi paarisuhe muutus väga palju, et kui me olime varem harjunud ju kahekesi palju aega veetma, et siis selle jaoks ei jäänud enam aega, et siis olime nagu selles lapsevanema rollis ikkagi ja oli selline rohkem nagu tiimitöö vibe, et me peame selle lapse eest koos hoolitsema. Et ei olegi enam seda nagu mina või siis teie omavahel, vaid ongi nagu, et mis see laps vajab. Ja see ka, et endal aega leida, et ma tegelikult olen ka selline inimene, kes tegelikult vajab väga omaette olemisaega, tahaks raamatut lugeda, tahaks oma mingi kunstihobidega tegeleda, et selle jaoks jäi ka väga vähe aega. Mis veel?
võib-olla tahad täiendada vahepeal, kui Kelly mõtleb? Ei, ma täitsa nõustun nagu sellega, et need ongi need kõige suuremad tegelikult need proovikivid, kui see esimene laps tuleb ja kuidas sellega siis hakkama saada, ongi see paarisuhe, iseenda aeg ja noh, tõesti, et see beebi ei jääks ellu ilma meieta, eks ju, ja sellepärast ta tahabki 24/7 kellegi tähelepanu saada, see inimlaps on meil eriti nagu niisugune õrnake selles osas. See esimesed kuud on nagu siuke, et emmest üldse nagu väga ei tahakski eemal olla, on. Ma lihtsalt mõtlen seda, et ma ka võib-olla ei oodanud seda, et kui keskseks see laps muutub nagu minu jaoks, et noh, lisaks need magamatust asjad, aga et ma tahangi ainult temaga olla kogu aeg, et mul on nagu füüsiliselt valus, kui ma ei ole tema juures, et ma muretsen ta pärast kogu aeg, et nagu ühest nagu hetkest, et tahad eemale, tahad autonoomsust, samas nagu sa ei suuda temast eemal olla, et selline hästi nagu selline vastuoluline kuidagi on olla nagu, kui sa oled just emaks saanud. Et see oli minu jaoks võib-olla ka selline uus asi, et selline ambivalentsus, et tahad nagu olla üksi, aga samas koos. Nagu igat pidi on kuidagi keeruline. Ja kui oled ära, siis mõtled ka ikka tema peale. Jaa, täpselt. Lähed partneriga koos kohtingule, siis räägite lastest. Täpselt. Et esimesed korrad on ja pärast oskad nagu lahti lasta. Täpselt, et kui ma ka peale sünnitust tahtsin siis nagu sõbrannadega kokku saada, siis oli see laps mul kaasas ja mul oli tegelikult täiesti kama kaks, mida nad räägivad, kuigi nad on mul väga head sõbrannad ja ma hoolin nendest, aga ma suutsin ainult keskenduda oma beebile ja kui tema mingi väksu tegi, siis oligi kõik, siis oli täiesti ükskõik muu maailm, et tema oligi minu maailm, et see on ilmselt, ongi see bioloogiliselt ka nii seatud, et laps oleks sinu jaoks esikohal, aga jah, see oli selline huvitav asi. See on ju tegelikult nii okei just ka sellel esimesel beebi aastal on ju, et võib-olla inimesed, kellega sa võid kokku puutuda, kellel ei ole lapsi, näiteks mul ei ole lapsi, võib-olla nad ei mõista seda, aga tegelikult kui sul on nagu need päris sõbrad, nad peaks mõistma ainult, et kas te olete tulnud ka nagu sellise olukorra ette, kus võib-olla inimesed ei saa aru, et miks sa ikka muretsed selle beebi pärast kogu aeg? Või teil on kõik hästi? Ma ei tea, mul vanaema nagu räägib, et nüüd teine laps on, eks, ja siis ta ütleb, et esimese lapsega iga piiksu peale te reageerisite ja mähkud vahetasite ja ise nagu ei mäleta seda, võib-olla see tuli nii automaatselt, aga jah, võib-olla see kõnetas praegu sellest jutust tuli, aga jah, vist ei ole olnud sellist kokkusattumist, nagu sa pakkusid praegu. Väga hästi tegelikult. Ma ise mõtlen, et võib-olla miks kaugenetakse ka nendest sõbrannadest, kellel võib-olla ei ole lapsi, ongi see, et nad ei võib-olla ei mõista seda, et kuidas see elu on muutunud, et kui juba ikkagi sa suhtled kellega, kellel on lapsed, nad juba mõistavad sind nagu mingil tasandil nagu, et siis on ka lihtsam suhelda, et võib-olla miks peale lapse sündi need sõprussuhted ka muutuvad ja otsitakse võib-olla sõpru siis, kellel ka on lapsed, et tutvutakse beebigruppides ja et see ongi üks põhjustest, et leida seda nagu ühis kohta rohkem. Sa, Kärt, oled ka maininud, et tänapäeva ühiskonnas on vanemus muutunud rohkem üksildasemaks, et kui varem oli see, et last kasvatab kogu küla, siis et see on nagu muutunud. Kuidas nagu sellega toime tulla? Jah, et tihti on see, et vanasti oli see, et meil olid vanaemad abis, tädid, onud, et olime rohkem nagu koos majades, eks ju, elasime, siis nüüd ikkagi iga pere on nagu oma ette ja see partner on nagu sul selle küla ees siis, et hakkama saada, aga tegelikult seda on väga palju panna partneri õlale, et siis peabki oskama või luua nagu selliseid suhteid, kes veel siis sinna külla kuuluvad, ongi siis kas mõned sõbrannad, kellel veel lapsed on, sellised mingites beebiringides tuttavaks saada, koolitustel, et tegelikult neid kontakte vahetada, et muidu nagu tundub väga üksildane see elu nagu. Sina oled ka leidnud endale need kogukonnad siis?
Ja ma olen nõus, et tõesti, et ainult nagu abikaasale, partnerile loota, ei ole ka õiglane tema suhtes ja üldsegi, et see on normaalne, et kui me oleme üksi kodus, et me tunneme, et midagi on nagu valesti, et me ei saa hakkama või oleme liiga väsinud, et tõesti me ei ole loodud niimoodi lapsi kasvatama. Et ja mina praegu olen ühtede vahvate naistega teinud sellise beebide grupi, et me saame nagu iga nädal kokku. Ehk siis ongi siis minu seal kodukohas siis naised ja me räägimegi oma tõusudest ja mõõnadest, kuidas meil nädal on läinud, beebid saavad mängida. Et nüüd oleme ka nagu üksteise kodus kokku saanud, et tõesti see nagu on see, mis nagu kuidagi annab nädalale kohe sellise uue hingamise, et saad nagu rääkida kellegiga, kes on täpselt seal kohas, kus sina oled. Et see on hästi nagu vahva. Meie oleme käinud sellises kohas nagu perepesa, et sellised vahvad kogukondlikud kohad, kus ongi lapsevanematele sellised tegevused ja vestlusringid ja siis jah, noorema nüüd pojaga oleme käinud. Esimene poeg sündis koroonaaeg, siis ei olnud nagu midagi. See koroonabeebi. Ja koroonabeebi, aga teise pojaga tõesti ise oled nagu teadlikult nagu vaatanud, et proovinud leida. Pluss me käime koos nagu käimegi võimlemas ja mina ise käin joogas koos beebidega, teistega, kellega rasedusaeg käisime, et nagu kuidagi niimoodi teadlikult hoiad nagu neid kontakte, et väljaspoolt oleks ka teisi nagu ümberringi. Ja oma töö pärast ma olen mõnes beebigrupis, kuna me tegeleme ka beebikooliga ja siis ma olen seal ka tihti täheldan nagu, et hästi kerge on jääda nagu beebiga sinna koju mitmeks kuuks niimoodi üksinda, et oledki toimetad siin iga päev ja siis järsku avastad, et ei olegi kellegi teisega rääkinud peale võib-olla oma kaaslase, kui seda on, ja oma beebi on ju, et ongi, et aga tegelikult seal nagu, kui küsiti, et ma ei tea, et võis jalutama minna, siis seal oli vähemalt mingi 40 vanemat, kes ütlesid, et jaa, täiega tahan, et tegelikult on ju, see on nii vajalik see nagu nii-öelda sama vana inimesega või rääkida, on ju. Ja. Ma jagaks ka ühte kogemust, mis veel on mind aidanud, et nüüd selle viimase beebiga, et mul sõbrannal sündis enam samal ajal laps ja me olemegi teinud nagu selliseid nii-öelda pidžaama peo, et ma lähengi nagu hommikul tema juurde ja me olemegi terve päev koos, me jalutame koos, siis titad mängivad, siis õhtul paneme need magama monitorid tööle ja lähme nagu olema nagu vanasti nagu sõbrannad olid, on ja, et saame seal diivanil juttu ajada, et see on nagu väga ka aidanud. Et nii teda kui mind, et kuigi tema arvab, et mina teen nagu talle mingi teene, kuna tal on esimene laps, et siis tegelikult see on nagu mulle ka annab hästi palju. Et ma soovitan nagu sellist pikemat koos olemist ka, et võib-olla kui sa käid nagu külas sõbrannal, siis on see, et ühe une sõidan maha, teise une sõidan maha, siis nagu päev on kuidagi raisus, aga kui sa oled niimoodi terve pika päeva või nagu jäädki ööseks, et siis on nagu pigem lihtsam. Ja see tundub päris vahva mõte, mida jagada ka. Ja siis sul on teised 2 last mehega. Et see on jah. Ja omamoodi ka puhkus, sest ikkagi üks laps on üks laps. Just seda ma arvan ka saavad nagu alles need vanemad aru, kellel on 2 või 3 või rohkemgi veel, et tõesti, et üks laps on tegelikult puhkus. Millest esimese lapsega sa ei saa aru. Ma täitsa võin ette kujutada lihtsalt. Jäin korra lihtsalt ka mõtlema sellele, et kuidas võib-olla vanemlust võtab mees versus naine. Et mida te täheldanud olete? Kelly, on juba mõtteid? Ma võin mõelda veidi. Ma tegelikult selle partnerlussuhtes saadki nagu hästi aru, et kui te saate vanemaks, nagu, et millise partneri sa tegelikult oled endale valinud. Mina ütleks, et mina olen väga tänulik oma partnerile, et ta ongi päriselt partner. Et ei ole niimoodi, et
et isa hoiab last, et sellist asja ei ole, et isa tegeleb oma lapsega ka, et see on nagu see põhimõte, et me ikkagi mõlemad nagu tegeleme oma lastega, sest me saime lapse koos ja mõlemad lapsed saime koos, et see minul on küll, ma ütlen, alati räägin hästi oma mehest, sest on vedanud kuidagi nii, et ega seda ennem ei tea, kui see laps sünnib, on ju, et kuidas see on, aga õnneks on hästi sellega. Ja ma nõustun, ma kiidaks ka oma abikaasat, kui ta seda kuulab. Tervitused abikaasadele. Et ja mis on hästi oluline ongi see, et sa oled valmis ja avatud nagu lahendustele, et kui mingi asi ei toimi, siis sa julged öelda, et kuule, teeme midagi, vaatame mingit lahendust, et mul on nagu liiga suur koormus või et ma tunnen, et me pole üldse nagu kahekesi saanud koos olla, et mõtlema, et kuidas me saaks. Et selles mõttes ma olen ka väga, väga tänulik, et ta tuleb alati asjadega kaasa. Ja eks lõpuni mees ei saa ikkagi mõista seda emaks olemise kogemust, ta ei peagi mõistma seda. Ja mina ei mõista isaduse kogemust lõpuni. Aga jah, et kindlasti kui sa imetad, siis see ka lisab sellist koormust ja see öine ärkamine, mis võib-olla ta võib-olla ei mõista seda nii nagu, et kui suur koormus see on. Sa töötad ju imetamisnõust. Ja just ennem see podcasti tulekut ma ka küsisin enda sotsiaalmeedias, et nagu mis on need kõige suuremad küsimused ja mured nagu naistel ja siis tihti on see lapse toitmine on üks nendest muredest ja siis ongi see uni ja partnerlus tegelikult, et kõik siuksed asjad. Aga tõesti, me ei ole ise mehed, et peaks mõne issi siia kutsuma ja siis järgmisena räägin issiga. Siis nendega rääkima, aga jah, see suhtlus on ikkagi nagu see põhifaktor, et me omavahel suhtleme, kui midagi kas keegi on rohkem väsinud või on, et see suhtluse õppimine omavahel, see on nagu suur see vanemluse osa ka ja kalendrid oleksid ühtsed, eks ju, et me teame, millal kes mida teeb, eks. Jah, et see võib olla nagu ebamugav, et mis mina nüüd siin hakkan, aga tegelikult on nii oluline, lihtsalt ongi nagu see, mida kõik ütlevad, rääkige, nii tegelikult ongi nagu, et muidu ega keegi ei ole mõtete lugeja, et mina ei tea, mis tema mõtleb, tema ei tea, mis mina mõtlen ja kui sa oled üliväsinud, siis on nii lihtne nagu mõelda nagu oma kaaslasest pahatahtlikult, et ta teeb seda meelega, ta on nii laisk, mida ta vedeleb siin ja mina pean üksi rabama, aga tegelikult kui nagu arutada, võib-olla tal oli ka kehva päev ja ta on väsinud. Et ma ikkagi julgustaks jah, et mõtlema pigem head oma kaaslasest, et ta ei tee seda pahatahtlikult. Muidugi peale ju sündi ka, et naiste hormoonid on ju, võib-olla sa oskad sellest natuke rohkem rääkida. Ja, et see kõik muutub ja see, mis meie ajuga nagu toimub just selle magamatusega ka, et see on loodud niimoodi, et me saaksime selle lapsele vastata, aga see suur hormoonide möll tõesti toimub, eriti seal on mitmed erinevaid nagu aegasid, millal see toimub, aga see, kui laps sünnib, eks ju, see sünnijärgselt toimuvad need hormoonide muutused, pluss siis tõesti see, et kui emad toidavad lapsi rinnaga, siis see ka mõjutab see ja kui lõpetavad rinnaga toitmise, siis see ka mõjutab, et kogu aeg naistel midagi selles suhtes toimub ja me oleme niisugused erilised. Meie kohta on raske uuringuid ka teha sellepärast. Tänapäeva maailmas ma korraliselt hakkasin selle peale mõtlema, et rohkem räägitakse sellest sünnitusjärgsest depressioonist, on ju, et see on ka mõjud, kindlasti kõikidel seda ei ole, et võib-olla mõnel on lihtsalt natukene nagu tujulangus, aga oled sa oma töös ka kokku puutunud? No see vaimne tervis on kindlasti, mis saab mõjutatud, kui meie baasvajadused saavad kõigutatud, eks ju, ja üks baasvajadus on uni, teine on vahepeal söök, eks ju, ja ka samamoodi see sotsiaalne pool, mis kaob ära, eks ju, kus töö juures sul oli olemas, eks ju, et siis see kõik mõjutab ja koolitustel ka me ikkagi nagu räägime, et märgata üksteist ja see ei ole ainult naiste mure, see on ka tegelikult partnerite mure, mis võib
võib juhtuda, et siis ikkagi julgustan otsida abi, kui tunne on, et midagi toimub, et noh, sina oled ka ju selles osas ekspert, eks ju, sa praegu õpid, on ju, psühholoogiat. Ja ma nõustun sinuga, jah. Nojah, ma ei pea ennast eksperdiks, aga veel mitte. Ja tegelikult nagu hästi palju seda sünnitusjärgset aega, seda kogemust, et noh, see selline meeleolu langus on ju ka nagu iseenesest mõistetav ja loomulik ka, kui arvestad seda, mis toimub, eks ju. Et jah, et see on nagu väga nagu keeruline ja kohanemist vajav aeg naise elus ja pereelus. Peasid lõpuks aru saada, et kas on lugu ainult nagu lihtsalt sellise nagu lühiajalise meeleolu langusega või seal on ju midagi tõsisemat on ju taga. Ja no sellepärast ju tegelikult ka esimesel eluaastal on täiesti tasuta psühholoogiline abi kõigile peredele, et tasub otsida ja arutada. Mõnikord ongi lihtsalt teist inimest vaja, kes oskab seda ruumi luua ja peegeldada ja rääkida nagu selles osas. See Kelly mainist ka seda, see korraks, see kahestunud isiksus vaata, et üks hetk tahan olla kogu aeg oma beebiga ja siis teine hetk on, issand, ma ei saa üldse üksinda olla, et peab seal kuidagi nagu tasakaalu leidma. Jah, no ma arvangi, et võib-olla isegi seda sünnitusjärgset aega aitaks naistel võib-olla paremini kohaneda, kui nad oleksid üldse teadlikud sellest, et sellised asjad toimuvad, et tõesti hormoonitased 200-300 korda muutuvad, et tuleb see meeleolu langus, et ongi see magamatus, et võib-olla ka mitte nagu mõelda, et sinul on midagi viga, vaid et sa kohanedki selle uue olukorraga. Nii palju siin läbi erinevate teemade, kes on magamatus tulnud läbi, et mis te ütleksite uutele vanematele selle peale? No mina annan tavaliselt seda nippi, et eriti kui see esimene beebi on nagu mõelda selle peale, et mis kell sa tavaliselt magama lähed, on ju. Et kui sa tahad nagu seda akut hoida, siis mine koos beebiga magama, vähemalt alguses need esimesed 3 kuud, sest see beebi rütmismine, kui vähegi võimalik, et siis teha ka nagu neid lõunaunesid või seda nagu toetada ja kui sa ikkagi tunned, et sa oled nagu väga väsinud, siis ka vahetustega teha partneriga, et ongi, et võib-olla kui beebi tahab kauem seal olla üleval, eks ju, on öökul beebi, et siis emme läheb lihtsalt varem voodisse või siis kas või nädalavahetustel seda anda ja kordamööda üksteisele nagu seda leida, et suhelda, sest tõesti see uni on nagu üks hästi suur baasvajadus, mis meil on ja me peame aru saama seda tõesti, et me ei saa nagu 8 tundi jutti magada, et me magamegi niimoodi katkendlikult, aga võib-olla lihtsalt siis sellest voodis oleku aega natukene pikendada ja proovida nagu niimoodi toimetada. Ja meil on ka toiminud see, et tõesti, et abikaasa siis võtab beebi, kui ta ärkab hommikul ja on siis temaga nii kaua, kui tal järgmine näiteks söögiaeg tuleb, et siis selle võrra ma saan nagu tunnike 2 nagu kauem magada, et see aitab väga palju. Kohati on ju see magamatus on nagu see loomulik osa, see ei saa selle osas nagu midagi teha, aga seda saab ikkagi natukene lihtsamaks on ju teha, et see jätaks nagu võib-olla lükake muidugi ümber, et võib-olla emana ongi tunne, et ikka nagu ma teen ise on ju, või siuke nagu, et mis ma siin mina pean ju imetama, et nagu olen ka seda sotsiaalmeedias nagu näinud, et see nagu vastutuse jagamine on vahepeal raske. No mida suuremaks see beebi läheb, et seda kergemaks võib-olla läheb ka see jagamine, aga et võib-olla ongi see mõte, et ikkagi me saame selle beebi koos, et tõesti isi imetada ei saa, aga teisi toimetusi ta saab teha, et saab krooksutada ja saab kui need aknad on, kus ta rohkem ärkvel, et saab neid teha ja emmel anda magada on ju, natuke hommikul või siis õhtul, et kumba emme rohkem tahab. Nõus. Kui tulla ka ikkagi selle paari suhte juurde üleüldiselt, lisaks sellele, et lapsevanemad siis et sa Kelly ka ütlesid alguses, et mis seal ikka, et meie oleme ju meie, on ju. Et kui palju ikka see laps mõjutab, et räägi nagu oma kogemusest, kuidas see nii-öelda partnersuhe võib-olla on muutunud ajas. See on nüüd selline hea üldine küsimus. Kas on krahhe olnud?
ma ütleks, et me oleme ikkagi nende läbi aastate, nüüd me oleme koos olnud 10 aastat, et oleme ikkagi üksteisega sõbralikult läbi saanud, et suuri tülisid ei ole olnud, aga on ikkagi olnud just väike lapse ajal sellised kaugenemised on nagu küll olnud, et lihtsalt sa lähedki sinna lapsevanema rolli ja kuidagi töötad nagu pigem nagu oledki töökaaslane, korter- või majakaaslane ja see lähedus nagu on väiksem või vähem. Aga jah, siis me oleme ikkagi teadlikult nagu tajunud ära selle piiri, et nüüd oleks vaja nagu ikkagi meelde tuletada, et me oleme ikkagi nagu abielus ja me oleme paar ja et see on ka nagu väga oluline. Et siis selle jaoks oleme konkreetselt nagu väga ebaromantilised lihtsalt pannud paika mingid kuupäevad, õhtud, kus me lihtsalt olemegi nagu kahekesi, et see on meie puhul toiminud. No, see paremini võib olla ebaromantiline, aga koos olemine võib olla vähe romantiline. Jah, ja kui sa selle kirja paned, et kolmapäeva õhtul on meie aeg, siis küll see jõuab romantiliseks ka muutuda. Jätab üksta. Ma mõtlen ka, et see ongi, et üks hetk sa oled nagu hästi sellele beebile olemas ja see ongi see, et see beebi annab ka sulle selle läheduse vajaduse, eks ju, ja emale, eriti nendel esimestel kuudel, võib-olla isegi esimene pool aasta, nagu et see beebi lihtsalt on nii lähedal sul ja ta vajab nagu sind nii palju, aga mida suuremaks see beebi saab, et siis tõesti see aeg tekib. Ma mäletan, et just enne seda meie teist beebit, et enne kui ta tuli, et siis mul oli niimoodi, et nii, nüüd meil ikkagi peab olema regulaarsed nagu need kootingu ajad, et meie seda suhet nagu hoida ja taastada ja tõesti, et enne beebit me tegime iga kolmapäev, panime ka samamoodi nädala keskpaik, et on meil, võtame hoida ja siis tema tuleb ja hoiab suuremat last ja me saame oma need kohtingud ära teha ja tegelikult väga loovaks muutusime ja nii palju erinevaid tegevusi toimetasime ja olime, et see tulebki teadlikult lihtsalt võtta, aga praegu näiteks ma veel vist selle 6 kuuse kõrvalt nagu veel vist ei tahaks seda nagu jätta nagu nii pikalt nagu. Et niimoodi kuidagi selle päevarütmis nagu katsume seda leida, aga varsti võib-olla olen valmis, eks ju. Meil toimib nii, et me siis lapsed paneme magama ja siis monitoriga siis jälgime vahepeal ja siis saame teha, mis me tahame, et rahulikult. Allkorrusel siis tahame mingit sarja vaadata, väike klaas mingit head jooki, rääkida, mis me üldse oleme tundnud selle nädala jooksul või kuidas meil on läinud ja ma olen neid podcast'e juba nii palju omajagu teinud ja siis iga nagu teema ma jõuan keskse mõtte juurde alati inimestega, et vaja on rääkida. Lõpuks on nagu igale murele peaaegu see lahendus, et rääkige. Et see on nagu nii kihvt. Aga me oleme rääkinud nendest rollidest, on ju, sa oled partner, sa oled vanem, on ju, aga vahepeal sa võib-olla oledki nii vanema rollis ja unustadki ära, et sa oled nagu naine. Et kuidas nagu iseenda eest hoolt kanda. Mis on teie taktikad olnud? No, et alguses ma mõtlen just, kuna nii värske see beebi oli isegi juba see, et sa said üksi tussi all olla, et see oli nagu juba hästi. Siis üks hetk oli see, et okei, ma lähen tunnikeseks nüüd vanni, et panen küünlad, panen muusikat, et olen seal. Õues jalutamine näiteks, väga mulle meeldib kärutamine. See on tegelikult oma aeg, on ju. Natuke nagu oma aeg, kui see lapsukene, eks ju, magab või siis ongi see jooga jooga tegemine, et see nagu mind nagu toetavad sellised asjad, aga erinevatel inimestel on erinevad asjad, on ju, mis sul kelli? Jah, minul see enda aeg on ka see, kui ma koolis käin. Nüüd mul neid loenguid nii palju ei ole, aga see tõesti minu jaoks on nagu puhkus olnud, et ma saan rääkida täiskasvanud inimeste juttu, kuulata huvitavaid loenguid. Siis mis me nüüd hiljuti sisse oleme hakanud juurutama on see, et 2 korda nädalas on meil mõlemal siis omaette aeg. See võib olla kodus, see võib olla kodust eemal, aga et siis on 1,5 tundi on siis meil mõlemal
nagu 2 korda nädalas, kus siis võib teha ükskõik, mis sa tahad teha, näiteks lähed üles magamistuppa, loed seal rahulikult raamatut, mina näiteks käin keraamikas ühel korral sellel nädalas siis, et see nagu on ka olnud selline, mis toetab meid. Ma tunnen, et vahepeal võib-olla inimesed, ma ei tea, mõtlevad, et mis mõttes, et paneme kalendrisse oma mingid ajad, et see tundub nagu nii robotlik, et võtame, teeme loomulikult, on ju, sõidame selle laineharjale, siis lõpuks on see, et seal ei juhtu mitte midagi. Ja ma arvan, et sa saad nagu, mida rohkem sul neid lapsi on, et sa saad nagu selle planeerimise eksperdiks, eks ju. Et tõesti, kui sa tuledki selles paari suhtes, kus te olete kahekest ise, mõtlete, lähme sinna restoraani või lähme seda filmi vaatama või seda, ja siis sa satud sinna lapse juurde, et oi, nüüd mul on keegi teine boss, et siis see võib olla suur muutus, aga jah, et ajaga sa saad aru, et kui sa midagi ei planeeri, siis tegelikult ei toimigi midagi. Ainult siit kelli, kes saab häid nippe ka ja kusjuures ongi, et näiteks need argipäeva õhtud on ja, et tegelikult nagu sa tunned, et kogu aeg on vaja ju midagi teha, et siis ei tulegi seda vaba aega, kus sa saad oma asju teha, et siis tõesti see planeerimine, et sa paned paika, et nüüd on nii ja tegelikult sa saad ju ise õhtul väga hästi nende lastega tegutsed, et kui see kaaslane on seal üleval 1,5 tundi, et tõesti mul abikaasaga ütles, issand, kui hea oli raamatut lihtsalt lugeda rahus, keegi ei seganud, et nagu ta ei ole ise seda nagu välja pakkunud, et tal on oma aega vaja, aga kui nagu mina serveerisin seda, et mul on oma aega vaja, aga sina saad ka oma aega, siis see nagu toimis väga hästi kuidagi. Võib-olla julgen vaata tuua seda esimesena. Jah, täpselt jälle rääkida, on ju. Jah, väga kihvt, ma loodan, et mõned said mingi nipikesed siit. Jah, et käsi peseb kätt, et kui ühel on tore, siis on teisel ka. Jah, no muidugi kahjuks on ka seda, et on väga palju ka üksikvanemlust, on ju, et siis tuleb mängu see nii-öelda see küla, on ju, mis on sul nii ilusti seal selja taga, et mis seal oli kirjas, ütle mulle. No, mis meil kirjas on? Et kasvatada last on vaja tervet küla. Jah, et kui oled üksinda, siis julgeda abi küsida on ju mujalt. Ja tegelikult ma olen ka kuulnud seda, et osad emad ongi, et aitavadki 11, eks ju, et sul on midagi vaja teha, et sa tood oma lapse, mis üks laps siin rohkem on. Juba on ju. Et ma vaatan natukene ja siis teine vaatab natukene, et niimoodi toimetada või siis sugulastegagi. Nii, et kui lapsi on rohkem, siis nagu kuidagi need emad nagu mõistavad 11 paremini. Tõesti mõtlen, et ka seal perepesas, et kus me oleme nüüd oma väiksema lapsega käinud, et seal on isegi see, et need töötajad on niimoodi, et ma ütlen, et ma lähen vetsu, ütlen teisele pojale, sest et oota, tule, ma võtan beebi, et sa mine rahulikult vetsu, siis see juba on tegelikult nagu väga hästi, kui sa tead, et ta juba hakkab kuskil ringi käima ja niimoodi, et nagu ka ma väga soovitaksin ka nende perepesade poole vaadata, et kui kuskil tõesti ka üksikvanemad on või ongi vist ka üksikvanemate mingisuguseid tugivõrgustikke oma vahel ka. Ma nüüd natuke hüppan selle teemale. Et kui rääkida, samas Triple B koolitusel ju räägitakse ka beebi ja vanema omavahelisest suhtest, et see kiindumussuhe ja see olumine. Kunagi mingi 10 aastat tagasi oli see võib-olla ei olnud nii teema, et see lähedus on ju ja see, et nüüd on see palju rohkem on ju muutunud. Nõustud? Jaa, nõustun. Mina olen suur see kiindumussuhte fänn selles osas ja usku ja samas võib-olla ka ühe lapsega praktika on ka seda, eks ju, näidanud, et tegelikult mida rohkem sa nagu laed, annad talle seda kiindumussuhet, seda lähedust ja kvaliteetaega ka, sest seda iseseisvamad nad on nagu hiljem, et seda nagu see teooria siis näitab ja ka praktika paljud pered on seda toonud välja, aga eks selles suhtes, et mis see rohkem või vähem, et mis see aeg on, eks ju, seda on nagu raske niimoodi öelda, aga just see, et me oleme olemas, teemegi teadlikult mingeid koostegevusi, pöörame üksteisele tähelepanu, eriti oluline on see nutule reageerimine nagu alguses, et nad ei ole niimoodi, et nad oskaksid meiega manipuleerida, et see on ikkagi üks vajaduste rääkimise viis neile, kui sõnu ei ole, ongi see nutt, et nad meid vajavad.
kunagi oli, ma ei tea, mis, täpselt seesama vist, mis ma mõtlesingi, et kunagi oli see praktika, et laps nutab end tühjaks, on ju. Tegelikult see ju ei ole nii. Ja, et nad õpivad nagu sealt selle ära, et kui ma nutan, siis mul ei reageeritagi. Mis see tulemus on? Jah, et me ei tea, et nagu see ongi see vaimse tervise pool jälle, et Kelly äkki uurib seda oma magistritöös. Seda ei uuri, aga ma ise ei ole mingi kasvatusalane ekspert aga ma ka oma 3 lapse pealt siis võin oma kogemust jagada, et jah, on minu puhul on nagu emana minu kasvatusstiil on siis on toiminud see, et tõesti ei lasegi nutta lastel. Et esimese väksu peale mina juba vaatan, mis toimub. Et kui beebi siis roomab maas, vaatab mulle otsa, naeratab mulle, ta tahab ju kontakti saada, et jah, ma ei ole lasknud neil üldse nutta. No muidugi on mingid olukorrad, kus nad lihtsalt ei rahune, neil on valus või on gaasid kõhus või hambad tulevad, et siis lihtsalt olen püüdnud rahulikuks jääda ja lohutada neid, aga jah, tõesti, et mulle tundub, et kuna ma ei ole lasknud neil üldse nagu endast välja nii minnagi beebi eas, siis nad nagu ei ole ka nii häälekad, et nad on väga nagu rahulikud beebid olnud mul. Et nad on saanud nii palju nagu lõhkamiseni seda immelähedust. Ja selles suhtes ju vanasti oli ka see, et või vaatad mingeid teisi kultuure, on see, et laps oli alati sinuga koos, see oli kantud, eks ju, oligi linas su juures, kotis su juures, et sa tegid neid igapäeva toimetusi, aga ta oli seal läheduses ja ta ei saa alguses aru, et ta on emast nagu teistmoodi isiks, ta arvabki, et tema ja ema on üks. Ta just arvab ju tegelikult, et ta on nagu veel ja, et ta on koos, just, et ta arvab, et ta on koos ja mida suuremaks ta saab, eks ju, seda vaikselt hakkab see iseseisvune pihta, aga jällegi iga laps on erinev, mõni on nagu suke hästi, vajabki kõvasti lähedust ja teine on rohkem suke uudistaja ja tahab ringi vaadata, aga alguses see kindlasti midagi halba ei saa teha, kui sa talle nii palju, kui saad seda lähedust annad. Jah, teaduslikult on ka tõestatud, et umbes 1,5 kuni 2-aastane laps hakkab alles tajuma ennast eraldi isiksusena nagu oma vanematest, et see on tegelikult ülipikk aeg, on ju. Aga sa, Kelly, mainisid ka neid et reageeringuid, et kui laps on rõõmus, siis sa naeratad talle vastu, et just kui see on ju tema viis suhtlemiseks, on ju, et see on ka hästi oluline ju tähele panna kõike seda. Jah. Jah, me vist ja nad on nii nõustute sellega, on ju, et see on nii oluline. Jah, ma ei tea, ma ei oska nüüd see tundub sulle normaalne. Jaa, ei. Mul on nagu rõõm olla oma lapsega koos selles mõttes. Jah, on raskeid aegu, kus ma tahan üksi olla, aga jaa, nagu kui ta ikkagi vaatab mulle otsa ja naeratab ja laliseb, siis see on nagu maailma kõige armsam asi, et jah, meil nagu toimib see, et me hästi palju nagu laulame koos, vaatame, mis igal pool toimub, siis ma selgitan talle, kus mis on ja harjutame sõnu ja et ma ei tea, rõõm on temaga koos kasvada. Aga mis on nagu üks mõistmine üleüldse elu kohta, mida on lapsed teile õpetanud? No minul endal üks suurimaid rõõme üldse lapsevanemaks olemise juures on see, kuidas ma läbi nende silmade saan nagu uuesti maailma avastada. Et kui neil on selline suur elevus ja uudishimu, siis nagu ma kogen ise ka seda uuesti, et kui ennem mind ei huvitanud mingi lill seal maas, siis nüüd ma lähen ise vaatan ka seda lähedalt ja neid kroonlehti ja kõike, mis seal sees on ja et see on nagu nii huvitav, et enne seda võib-olla nii ei olnud, aga nüüd tõesti märkad neid väikseid asju nagu. Väga oluline, ka täiskasvanu eas tegelikult. Ja elad neile kaasa, et see on nagu meeletult tore, et sa näed nende arengut, et see on siuke eduelamus. Kui neil midagi hästi läheb, siis rõõmustad ja kui ebaõnnestuvad, siis lohutad ja see hetkes olemine ka, et tõesti, et sa oledki selles hetkes seal koha peal temaga
ja tõesti need uued asjad, et kui nad õpivad midagi uut või mul poeg just õppis jalgrattaga sõidu ära, on ju, suurem poeg. See oli nagu vau, et nüüd on ja siis ja see vaimustus, eks, et põhimõtteliselt hommikul ärkad üles ja tahad jälle riided selga panna ja uuesti minna sõitma ja sõitma ja sõitma. Et see nagu see elevus ja sellele kaasaelamine ja seda toetamine, et see on nagu väga vinge, sest me sõidame kõik rattaga, mis seal ikka on, sõidan ühest kohast teise, aga tema vaata see, et ta saab teha seda. Ja isegi kui hommikud ärkavad või algavad väga vara, et laps ärkab vara, siis ta on hommiku ärkab, ta on nii rõõmus. Jess, uus päev on alanud, siis sa ei saagi muud teha, kui sa oled ise ka, jess, nii äge, muidugi ma ärkan sinuga koos. Et ise kui oled surmväsinud, siis ikkagi ta teeb tuju nii heaks. Ja naeratab ja läliseb sulle enne hommikul. Just nagu tegelikult, kui sa vaatad ju neid lapsi, nagu te räägite, et see vaimustus elust, et see kuidagi nagu täiskasvanu selles mingis igapäevarutiinis, seda on nii nagu kerge nagu ära unustada. Et mul lihtsalt väike lugu, et üks mu sõber rääkis, et kui ta vahepeal oli, tööde vahel oli väike vaheperiood, see oli suvi ja siis ta ütles, ta sõitis kogu aeg rattaga sama. Ta tundis nii palju elust rõõmu lihtsalt selle rattaga sõitmisest, on ju, et see on nagu nii lahe asi, mida meenutada, on ju, endale. Aga kui nüüd rääkida natuke sellest ka Triple P'st, sina käisid koolitamas, koolitajaks õppimas siis, et natuke räägi äkki sellest. Meil oli siis Triple P Baby koolitajate koolitus. Miks mind nagu see kõnetas, oligi sellest, et Eestis tegelikult ei ole sellist programmi, mis olekski nagu siis sellest nagu beebiajast natukene nagu edasi just see esimese aasta fookusega. Ja kui me teame, kui oluline tegelikult need esimesed aastad on, et meil on nagu edasi sealt programmid, et kui juba probleemid, mured on eks ju suurematega, aga just selle beebiajale ei ole. No algharidus seda antakse väga head nii sünnitusmajades kui erinevates perekoolides, et see sünnituseks ettevalmistus, see on super hea ja esimene kuupaar, et seda saab teada, aga mis sealt edasi, et kuidas edasi toimetada, et mind selle programmi juures see hästi kõnetas ja meil oli 3 koolituspäeva päris elus, mu beebi käis ka kaasas meiega seal, eks ju, ja siis päris välismaalt oli meil koolitaja ja saime siis selle teooria kätte ja saime harjutada kaaslastega ja siis nüüd meil käib siis piloot ehk siis harjutus seda päris vanemate peale, kus siis Kelly siis ka osaleb ja vaatab, et kuidas meil siis läheb ja kuidas see siis sobitub siia Eestisse, Eesti peredele selles osas. Korra, siis saad rääkida enda kogemust koolituse osalejana, et kas sul oli ka mingi moment, sa oled ämma, imetamise, aga kas said nagu mingit siukest, sellele ma ei ole mõelnud? Seal oli nagu huvitavaid nagu osasid, mis mind väga kõnetasid, ma ei taha nüüd sulle reeta kõike, aga just see ka, et kuidas ta seda partnerluse kohta paneb, et me räägimegi nendest koduasjadest, et kuidas neid planeerida paremini, siis ka sellest näiteks, et kuidas ise endale seda aega võtta, aga ka see kvaliteetaeg tõesti see beebiga, millest me rääkisime, et mis neid tegevusi teha, et ju vastavalt arengule, et kui vana see beebi mingi, ma ei tea, mis ma 4. kuul teen, mis ma 6. kuul teen, et mis need on, aga samas ka paneb ta selle, et see vanem on ise oma beebi ekspert, eks ju, ja oma pere ekspert, et me anname sulle nõuandeid, aga sina valid, mis sa võtad sellest, ja tekib ka, ma arvan, ma loodan vähemalt, et kui see grupp käib koos, et neil tekib ka siuke grupitunne, et ka teised, see kogukonna tunne, et ka teised vanemad seal on, kellega ma saan kontakte vahetada, et kui mul ennem ei olegi neid, et siis ma siis sealt saan. Pluss seal on pärast nagu seda 4 koolituspäeva on ka siuksed individuaalsed nagu nõustamised, kontakti hoidmised, küsime, kuidas läheb see praktiseerimine selles osas, et ta tundub põnev, kuidas ta praktikas läheb, kuidas pered rahule jäävad, et eks seda aeg näitab meile. Sina saad siis rääkida, kuidas oli esimesel kohtumisel käima saan aru. Jaa, ma võtsid kaasa. Ma käisin esimesel kohtumisel, siis saime kohe sellise töövihikuga kaasa ja esimesest kohtumist jäi nagu väga hea mulje. Ja üldse, kui ma sinna registreerisin, siis kui ma lugesin seda tutvustust, mul oli ka selline moment, et
issand, lõpuks ometi, et on ju need Gordoni perekool imelised aastad, aga tõesti, et nagu harida vanemaid ja valmistada neid paremini ette nagu ka lapse ootuse ajal ja beebi ajal, et see on nagu ennetustegevus nagu nii ennetus kui üldse olla saab, on ju, et kui laps ei ole veel sündinud, et see on tõesti, ma arvan, väga nagu vajalik asi ja väga kasulik koolitus. Ma mõtlen, et kui mina oleks selle nagu lapseootel esimese lapsena saanud või siis kui ta oli juba sündinud näiteks, et öeldakse ju, et sünnitusmajast tuled, et keegi kasutusjuhendit sulle kaasa ei anna, mis selle beebiga peale hakkad. Mulle tundub, et see on see kasutusjuhend, sellepärast, et nii palju, kui ma olen seda siin sirvinud ja lugenud, siis ongi täpselt vanuse järgi, mida temaga teha, kuidas ennast hoida, kuidas paarisuhet hoida, kuidas majapidamistöid jagada nii, et need tunduksid õiglased nii sulle kui su partnerile. Et need kõik asjad, mis on nagu A ja O nagu esimesel lapse eluaastal, et mina olen küll väga fänn juba. Aga kas sul oli mingid ahaa-efekt juba esimesest kohtumisest või see oli pigem selline... See oli selline jah, nagu sissejuhatus, aga mulle meeldis see, et räägiti lahti ja arutati, et mis asi üldse rahumeelne nagu vanemlus on, mida see ennast hõlmab, et hästi palju on võib-olla sellist ebamäärasust ka selles osas, et nagu veebis ja igal pool, et Oskad meile siis selgitada? No siin on kohe alguses on kirjas, võib-olla koolitaja oskab ka paremini rääkida. Kuidas koolitaja seal toimetas, ja siin me tegime kohe igasugu harjutusi ja vaatasime, et ma mõtlen, kas siin päriselt on niimoodi siin vist siin alguses ikka on, jah. Ütlen ka siia vahele, et mul on ka tunne, et seda nagu sõnapaari rahumeelne vanemlus kasutatakse hästi palju, aga siis mul alati on, mis see siis nagu lõppkokkuvõttes nagu tähendab? Siin on nagu, ta on nagu sellise positiivse vanemluse nagu positiivne vanemlus, jah, mitte rahumeelne. Poole pealt, et mis ta toob välja. Aga ongi, et see lapse arengu toetamine ja siis nende käitumise nagu juhtimine siis et nii, et see oleks neile nagu toetav selles osas. Ja mulle tuligi see hea suhte nagu loomine siis. Jah, nad siin tulevadki need erinevad punktid, et lihtsalt mis ma sain sellest esimesest kohtumisest oli ka võib-olla selline kindlustunne, muus on teised ka tundsid seda, et ma vist ikkagi tegelikult nagu teen päris hästi kõik, et kuigi nagu emadena me kipume endas kahtlema, et kas ma ikka teen piisavalt ja äkki ikka midagi võiks teisiti olla, siis kui sa vaatad, et sa oled loonud oma lapsele nagu turvalise ja hooliva keskkonna, valmistanud ette neile keskkonna, kus nad saavad nagu avastada, nad on turvaliselt, neil on huvitav, et sa nagu nii palju tead lapse arengust, et sa nagu ei oota nendelt mingeid ebarealistlikke asju, et arvestad nagu nende vanusega ja arenguga. Ja ei karda ka, et äkki kuskil on nagu mingi mahajäämist ja mis täpselt seesama, et kas ma ikka teen piisavalt hästi. Jah, et hoolitsed nagu enda eest ka, et need nagu aspektid ongi, mis on nagu olulised, et see oli nagu tore. Ja teie koolitaja on ju Dominic Weston, kes on, kellel on mitukümmend aastat kogemust on ju koolitamisel, tema ütlebki, et see lihtsalt see Triple B beebi nagu selle pluss on lihtsalt selles nagu tohutus informatsiooni ajastul on just see, et nagu nii paljud on järsku nagu mingid hullud eksperdid, aga tegelikult sa võid nagu sotsiaalmeediast võid ju täiesti vale infot saada nagu, et enamik ei kehti. Et paljud nagu ise olete tundnud, märganud, et seda informatsiooni hullust nii-öelda. Ja vahepeal hakkad nagu ka isegi endas kahtlema, et kas päriselt, ma ei tea, üks asi, ma ei tea, siin viimati hästi populaarne on see, et lastele peaks esimesena andma mingit luudivedelikku, mingi siukene mingi Instagrami post tuleb ja siis ma ka kuulen siin teiste emade käest ja siis mõtlen, et
oota, mis asja, miks seda üldse peaks andma, siis uurid selle kohta, siis saad aru, et okei, et see on nagu mingisugune mingi müüt nagu, et mida siis tehakse ja leiakse. Et tegelikult see uurimine, et seal see Triple B Babyl on tõesti, seal on hästi nagu uuringutel põhineb see, et mis seal tehtud ja erinevatest riikidest on toiminud. Eks seal ole mõningaid selliseid asju, mida me peame vaatama nagu ka selle Eesti kultuurist, et kas see läheb paika või mitte, sest meie emadel on see võimalus, et me saame olla kodused, eks ju, kui me soovime, eks ju, on ka sellised, kus on isad, eks ju, kodus, aga et siis seda saab seal vaadata ja arutada, aga üldiselt ikkagi see struktuur või see nagu toetab palju ja nagu ka Kelly ütleb, et kui me planeerime midagi, et siis see tegelikult ju toetab meie rahulolu ja lastele tegelikult meeldib ka natukene nagu niisugune, et nad teavad, mis on tulemas, et näiteks, et hommikul ongi mul hommikusöök või mingi pärast ongi see raamatuaeg või lauluaeg või lähme välja, et lastele meeldib ka tegelikult selline struktuur ja ta hoiab nagu koos, et tekitab turvatunnet nagu selles osas. Siin nüüd midagi öelda. Jah, et kõik meie vaatajad kahjuks ei osale selle Triple B Baby koolitusel, aga lihtsalt võib-olla selle informatsiooni teemal, et lihtsalt ka uurida natuke ise pikemalt, et ei tasu kõike tõe pähe nagu võtta, mis sa kuskil seal sotsiaalmeedias on ju näed. Jah, et kõike ei tasu võtta tõesti, et seda natuke tuleb filtreerida ja vaadata ja vahepeal üllatab ennastki, et nagu mida näeb, et nii palju kui on informatsiooni, et see ja paneb kahtlema, et oota, kas ikka on nii ja siis vaatad nagu järgi, uurid natukene, et ise võib-olla ei olekski, endale ka jõuaks algoritmidega see, kui beebit ei ootaks ja võib-olla mõnikord ei julge ka vanemad tulla ka kohe nagu spetsialisti käest küsima nagu neid küsimusi. Küsidki teise ema käest ja tema on ka näinud, eks ju, seal sotsiaalmeedias ja siis arvadki, et nii on. Ja küsid ChatGPT-t on ju. No see läheb järjest tegelikult ikkagi tublimaks. Jah, seda küll. ChatGPT ka, aga jah, et sul peab ikkagi olema see filter, et sa oskad nagu seda vaadata kõrvalt. Kas sa tahad Kelly midagi lisada? Ma ei tea, ma lihtsalt mõtlen, et tõesti minu arust võiks sünnitusmajast kaasa saada selle töövihiku või koolituse, et tõesti seda infot on tohutult palju ja seda filtreerida, eriti kui sa oled ise magamata ja hormoonide möllus ja selline tundlik ka ikkagi ja siis on nagu väga keeruline, et tõesti on abiks, kui on mingine struktuur, süsteem, et mingi päevakava, et see aitab nagu ennast ka rahulikuks jääda. Gert ja Kelly, me oleme vaikselt siin lõpu sirgel, et küsiks võib-olla, võtaks selle jutu kuidagi kokku, et võib-olla üks soovitus uutele vanematele. 1 või 2 või 3, kuidas tundub? Hea küsimus, ma küsisin ka sotsiaalmeedias, küsisin oma nendelt jälgijatelt ka, et seda ühte soovitust ja neid tuli nagu nii palju erinevaid, nagu mis keegi vastas ja ise ka, et tegelikult ei ole nagu niisugust retsepti, mis kõigile sobib, see üks ja sama soovitus ja see enesekindlus nagu tekib ajaga, aga ma ikkagi ka nagu uuriks nagu seda nagu millal on teadus nagu taga natukene ja samas nagu mõtleks endale, kas see meie pererütmiga nagu sobib, et väga nagu mingeid siukseid, mitte nagu siukseid ongi seda positiivset vanemlust või siis seda kiindumussuhet toetavaid asju nagu kohe otseselt ei hakkaks ise nagu kasutama, kuidagi ma usun nagu teadmistesse ja sellesse, et kus need teadmised tulevad, aga samas sul on ka nagu mingi siuke ema enda nagu sisetunne ka, et mida sa nagu pead usaldama, et mis sind kõnetab ja mis läheb, et kui sulle meeldib siuke struktuur ja arutelu ja avatud vestlused, siis võib-olla see Triple B võib olla midagi siukest, mis teid toetab ja ma tean, et online versiooni on ka sellest olemas, eks ju, et sa saad omas tempos ka minna, et kui sa ei taha grupis olla, siis võib ka seda, eks ju, katsetada, et võib-olla seda sõnumit siis jagada. Kelly, mis sinu sõnum on?
mina ütleks, et mis on minu õppimiskoht olnud lapsevanemana, et ei pea nagu ennast ohvriks tegema ja kõik ära tegema teiste eest, et osa sellest nagu vastutusest, kui sa oled lapsevanem, on ka enda vajaduste teadvustamine, enda eest hoolitsemine, et see aeg tuleb planeerida, tuleb rääkida oma tugivõrgustikuga läbi, et oleks seda eneselaadimise aega, et siis sa oled ka rahulikum lapsevanem ja rõõmsam ja saad kanda oma lastele rohkem, et sa ei tee sellega nendele halba, kui sa võtad nagu aega enda jaoks ja paari suhte jaoks. Jah, sest siis nad saavad sinust selle kõige parema koorekihi, mitte selle väsinud emme ja kellel sütenöör on väga lühike. Aitäh, Kärt Maalin, Kelly Altaja, et te tulite. Minul oli väga tore teiega vestelda ja loodan, et head kuulajad-vaatajad, te saite mõned nipid või mida te saate oma igapäevalus rakendada. Nii et näeme varsti jälle!